Tere, Miia! Kuidas läheb? Ega ma vastust julgegi oodata. Me pole ju nii kaua näinud. Tegelikult mina nägin sind. Ootasin Selveri kassasabas, kui sina uksest välja läksid. Korraks oli selline mõte, et jätan ostetud kraamid sinna samasse ja tormalt sinu juurde. Selline impulss lihtsalt. Tobe, on ju? Tol õhtul aga ei tulnud mul und. Igasugused vanad asjad tulid mulle meelde. Seda tulekahjulugu sa juba tead. Kuidas ma enda hooletust hävitasin oma kõige kallima inimese kodu. Maja põleb! Issand jumal! Maja põleb! Appi, Toomas! Kus sa oled? Appi, ma ei näe mitte midagi! Toomas! Tule, kus sa oled! Oi, jumal! Maja põleb! Appi! Oi! Toomas, kallis! Tule terve! Päästame selle majaga hea, et sina ei ole ka! Ja sina ka küll on hea, et te väljas olete lapsed! Nii. Vanem oli mulle rohkem ema eest kui päris ema. Ma pole sulle seda rääkinud, et oma emalt ma mingisugust tuge ei saanud. Tal olid teised huvid. Femmiga mehed. Võib-olla on see ju uus noorus, nagu öeldakse. Sämburger ja hamburger, palun. Ja tai pohsa mu nahk sisu ära mäkerdad, lähed jala Saaremaale. Tead, ma ei sõida suga meetrit ka. Toomas, oled sa kodus? Kas sul rötsiga jälle mingid jamad? Pole mõttetumat meest. Kaua võib? Kas sa vähemalt kile panid madratsile? Ma ei jaksa enam sulle uut madratsit osta. Sa tead ka, kui palju need maksavad? Nagu meil muid asju pole, millele kulutada. Toomas! Kui see alla vissimine pole üldse nii hull, kui see tömpsukott! Mida nii rütsiga koos teha on? Aga ema! Kus sa mu uued voodilinad panid? Kas nad triikimata pesus või? Kui kapis pole, triigi endal ise. Ma kohe ei tea, mis sinuga peale hakata. Ma ei pea sulle üle rääkima, et see pidu, õigemini selle kuulsusetu lõpp oli kõige piinlikum asi mu elus. Ma pole kunagi ka minu ajal vaata. Mis on pikad? Ma teen ise.
on ikka. Ma pole kunagi ikka kirjuanud vaatasin. Toomas, sul on voodi märge. Kusesid püksi või? Ei no, sa oled mingi eriti kuserott või? Mõtlesin pikka veel alla. See ja muidugi kõik, mis sellele järgnes, sundis mind lõpuks oma probleemiga tegelema. Nagu öeldakse, kapist välja tulema, see on teise elu algus. Tere Toomas, annan sulle järgmise neljapäeva finaalmängu ajakava. Oled meeskonnas varumängija. Muide, see ei ole kehv koht meeskonnas. Võitjad saavad reisi Helsingisse ja võitma me lähemegi, eks? Nii et Toomas, pane vaim valmis. Sa ikka saad võistlustöö tulla? Muidugi see on, jah. Sina lähed platsile? Yes! Kombinatsioon tee! Toomas! Aise vähem, sul kuserott! Õpi lööma ükskord! Mida sa ahti tegid või? Päris kõva mäng, poisid! Ei no, tänan Toomas väärtust. Kas sa oled toas? Tead, Ruts tahab meid viia Saaremaale. Uue audiga. Ütlesin talle, et küsin Toomaselt. Ma lähen tähistama jalgpallivõitu. Ema, asi ei ole selles. Mind lihtsalt tuitab jalgpalli rohkem. Ära põe. Mu vanemad vihastasid mind täna täiega välja. Nad tahavad ära kollida maale. Aga miks siis maal elamine halb on? Ma ei tea, noh, on. Ma ka vist ei suudaks enam maal elada.
kui ma väike olin, siis põletasin oma kallima maamaja maha. Vanaema oma. Näen seda siiamaani unes. sa oled palju kannatanud. Toomas, pojake, tule mulle appi. ma väga ei saa. Ma pean veel ennem kui pood kinni pannakse poodi minema ja jahu tooma. Homme ju tahame õunakooki küpsetada. Olin siis 10 aastat toona. Jooksin naabripoisiga õue mängima. Joe, miks sa ei tulnud hommikul? Ma ei saanud. Lähme nüüd. majas on hea, et sina ei ole ka. aga see, mis seal Epu juures toimus, see on sellest õnnetusest. Ma tunnen siiamaani süüd, et ma jätsin vanaema ilma koduta. Ma tahan tänada, et oled minu jaoks olnud olemas. Suuresti tänu sinule leidsin endas enesekindluse. Sõidame praegu Riiga matsile. Hoia meile põialt. Kui me võidame, siis tead natukene oled sinagi sellele kaasa aidanud.